Eile andis USA välisminister Marco Rubio pressibriifingu. Kuulame nüüd väikest lõiku sellest, mida tal oli öelda. Nad ei peaks tõesti Ameerika Ühendriikide tahet proovile panema, vähemalt mitte president Donald Trumpi ajal. Ta on korduvalt tõestanud, et seisab oma sõnade taga ja kui nad teda proovile panevad, kaotavad nad lõpuks ikkagi. Olgu see raske või lihtne tee, pikk või lühike tee, nad kaotavad. Ja siis ütles ta järgmist. Operatsioon Eepiline raev on lõppenud. Me saavutasime selle operatsiooni eesmärgid. Ma ei kavatse, teate küll, me ei rõõmusta selle üle, et tekiks veel mõni olukord. Me eelistaksime rahuteed. President eelistaks kokkulepet. Ta eelistaks maha istuda, koostada vastastikuse mõistmise memorandum tulevasteks läbirääkimisteks, mis käsitleks kõiki olulisi teemasid, mida tuleb arutada, ning väinade täielikku avamist, et maailm saaks naasta tavapärase elu juurde. Ja ta eelistas, et seda arutataks sellel teel, millega Steve ja Jared on tegelenud ning mida me kõik oleme toetanud. See on tee, mida tema eelistab. Seni ei ole Iraan seda teed valinud. Olgu Mark, aga siiski karmid sõnad. Samas räägitakse ka rahust, tead, et president Trump eelistaks kokkulepet. Ja ma tahaksin lihtsalt sinult küsida, tead meil kõigil Iisraelis ja mitte ainult Iisraelis, muide ma arvan, et ka Ameerika Ühendriikides kuuleme seda. Oleme valmistunud uueks võitlusringiks Islami Vabariigi vastu, kas siis Ameerika Ühendriigid üksi või koos Iisraeliga. Ja kõik iisraelased küsivad, kas meil on vaja, tegelikult on paljud omavalitsused taas pommivariandid avanud. Ja mis sa arvad, mis täpselt toimub? Kõigepealt ütleme meie vaatajatele, et täna on kolmapäev, 6. mai, sest olukord võib väga kiiresti muutuda. Ja Iisraelis on lõunaaeg, mis tähendab, et Ameerikas mõeldakse võib-olla alles hommikul ärkamisele. Aga las ma vastan su küsimusele. Nii et 2 päeva tagasi oli tunne, et oleme eskalatsiooni teel. Pärsia lahe kohal käis tulistamine. Toimus juhtum, kus iraanlased ründasid Araabia Ühendemiraate, emiraate ja ründasid laevandust. Ja ameeriklased vastasid. Ja kõik arvasid, me oleme kuristiku äärel. Kuristiku äärel, aitäh, uue võitlusringi eel. See eskaleeruks kiiresti ja me oleksime tagasi olukorras, kus Iisrael ja Ameerika Ühendriigid pommitavad Iraani ning Iraani raketid lendavad taas Pärsia lahe piirkonda ja Iisraeli. Ja ma rahustasin kõiki maha. Ma ütlesin, et ma arvasin, et Trump on oma mängu muutnud. Ja Rubio ütles seda. Rubio ütles, et Epic Fury on meist möödas. Me tahame kokkulepet. Ja see on tõsi, sest ma arvan, et Ameerika Ühendriigid saavad aru, et praegune strateegia, mida Ameerika kasutab, on võidukas strateegia. Ja mis see strateegia on? Vähemalt kuni selle hommikuni, mil me ärkasime. Aga strateegia oli see, et meil on Iraani vastu blokaad. Nad ei saa riigist midagi välja viia. Ja erinevate ekspertide sõnul kaotavad nad sadu miljoneid dollareid, eks. See on tohutu raha, mida iraanlased kaotavad. Nad ei saa oma naftat eksportida. Ja kuigi ma ei ole naftainsener, ütlevad kõik mulle, et kui nad ei saa oma naftat liigutada, peavad nad oma puurkaevud sulgema. Ja kui sa puurkaevud sulged, siis on hiljem probleem neid uuesti avada. Teisisõnu, nende majandustaristu vastu töötab aeg, sest see blokaad teeb neile haiget. Ja ma mäletan, et ütlesin sulle eelmisel nädalal, et minu arvates oli see suurepärane uudis, sest tead, kõik need eksperdid, niinimetatud eksperdid Ameerikas või Iisraelis, ütlesid, et iraanlaste kontroll lahe üle annab neile rohkem jõudu kui tuumarelva omamine. Neil on kogu maailma kitsaskohteks. Ja sulgedes energiavarustuse on see võimsam kui omada tuumarelva. Ja mida Trump tegi? Ta pööras olukorra nende vastu. Ta ütles, teie sulgete väinasid, mina sulgen väinasid. Ja siis ütles Trump, ja samal ajal aitame me laevu teistest sadamatest, Lahe Araabia poolest, Abu Dhabist ja teistest lahepiirkonna kohtadest. Lubame neil laevadel välja tulla. Ja kui te proovite meid takistada, kasutame sõjalisi vahendeid, et takistada teid meid takistamast. Ja ma arvasin, et see oli võidukas strateegia, väga võidukas strateegia. Ja siis inimesed ütlesid, et iraanlased ei saa sellega leppida ja siis läheb asi eskalatsioonini. Ja me arvasime, et meil see ongi. Tegelikult ei olnud. Asi on selles, ta teatas sellest laevade väljajuhatamisest, sest seal olid laevad kinni ja tegelikult said sõduritel toit otsa, nad olid ohus. Mereväelased. Mereväelased, täpselt, mereväelased.
jah, siin tuleb minu sõjaline asjatundlikkus välja. mereväelased olid üsna kitsas seisus, kui sõnamäng välja arvata. ja nüüd on huvitav see, et eile, enne kui Rubio selle ülevaate andis. muide, las ma ütlen vahemärkusena, et nagu kõik teavad, liiguvad ringi need meemid Rubio kohta. tal on kõik maailma töökohad, president annab talle pidevalt uusi ülesandeid. ja eilne töö oli asendada Caroline Leviti Valge Maja pressiesindajad, kes just sai lapse. ja kui Rubio sisenes pressibriifingu ruumi, itsitasid ajakirjanikud, sest ta pistis pea sisse kuidagi kohmetult. Sest kõik teavad, et tal on lisaks kõik need teised tööd. Aga selgus, et veel üks viraalne video levis temast terepulmas, kus ta oli DJ. Ja tegelikult küsis üks reporter temalt, mis on sinu DJ nimi? asi on selles, et see juhtus pärast seda, kui president Trump oli ovaalkabinetis ja andis noortele välja kehalise võimekuse auhinda. Ja. Ovaalkabinetis ütles ta ka väga karmilt Iraani kohta, et jah, meie blokaad töötab, aga sellest ei pruugi piisata, sest nende tingimused ei ole meile vastuvõetavad. ja siis ka kaitseminister või sõjaminister, kuidas iganes te teda nimetate, Pete Hegseth, pidas samuti kõne. Ja nii, et koos Raising Cane'iga räägiti taas karmilt sõjaväest. Ja siis vaata imet, umbes 2 tundi pärast Rubio pressibriifingut postitas president Trump järgmise sõnumi Truth Sojourneys. Lubage mul see teile ette lugeda. Lähtudes Pakistani ja teiste riikide taotlusest ning tohutust sõjalisest edust, mille oleme saavutanud kampaania käigus Iraani vastu. Ja lisaks sellele, et Iraani esindajatega on tehtud suuri edusamme täieliku ja lõpliku kokkuleppe suunas, oleme vastastikku kokku leppinud, et kuigi blokaad jääb täielikult jõusse, projekt Vabadus, laevade liikumine Hormuzi väinas peatatakse lühikeseks ajaks, et näha, kas kokkulepe saab lõplikult sõlmitud ja allkirjastatud. Nii et Mark, ma pean sulle ütlema, et olin sellest postitusest äärmiselt pettunud ja mures, sest nii nagu mina seda näen, Iraani juhid, kes iganes seal otsuseid langetavad. Ja me teame, et revolutsioonikaardiväe ja presidendi vahel on vaidlusi ja nii edasi. See ei oma tähtsust. Nad tajuvad paratamatult sellist avaldust nõrkusena. Mida sina sellest arvad? Esiteks tuli see avaldus ka mulle üllatusena, sest ma arvasin, nagu ma hetk tagasi ütlesin, et ameeriklased tahavad võitvat strateegiat. Sa blokeerid nemad ja kaotad teiste riikide, teiste naftaeksportijate blokaadi. Ja sellega, eks ole, iraanlased kannatavad. Nad ei saa oma naftat müüa, nende majandus oli juba enne sõja algust kohutavas seisus. See on nüüd 100 korda hullem, veel halvem seis. Nad ei suuda oma rahvale palka maksta, nad ei suuda oma enda režiimi rahastada. See ei ole jätkusuutlik, eks? Ja ma arvasin, et aeg töötab Trumpi kasuks, sest kõik räägivad novembrist, aga iraanlased ei saa novembrini oodata. Ja ma mõtlesin, et blokaad kestab, eks? Sa oled neid sõjalise operatsiooniga nii kõvasti tabanud. Nüüd sa takistad neil isegi igasuguse tulu saamist. Lihtsalt oota ja vaata, kuidas nad oma mahlas podisevad, eks? Ja ma mõtlesin, et lihtsalt hoia seda peal. Ja siis ma küsisin, miks Trump nüüd leevendab. Mida ta teeb? Ta hoiab blokaadi peal, aga käib operatsioon, et nafta läände välja tuua, eks? Nafta Araabia riikidest. Ja vabandage mind korraks, see pole ainult nafta, vaid ka väetis põllukultuuridele. On palju kaupu, mis on maailmale, maailma majandusele väga olulised, jah? Õige. Ja ma mõtlesin, miks ta loobub sellest kaardist. Sest tead, ja ma ütlen sulle riigijuhina, inimesena, kes on poliitikutega töötanud, mõnikord, kui nad midagi ütlevad, siis see on väga tõsi. Olgu, ja kas on võimalik, et ta kuulis, nagu ta ütles, midagi olulist pakistanlastelt? Et iraanlased on lõpuks, et see Teherani režiim on lõpuks valmis tegema selliseid järeleandmisi, mida president on palunud. Nüüd, nagu Rubio ütles selles lõigus, mida me just nägime, eelistab president kokkulepet. Ta on seda korduvalt öelnud. Ta ei anna järele Iraani mängudele, jah.
aga ta tahab kokkulepet, mis oleks tema vaatenurgast hea kokkulepe. Kokkulepet, mis tegelikult likvideerib nende tuumaprogrammi. ja kõik eeldavad, et see hõlmab juba rikastatud uraani Iraanist kolmandasse riiki viimist ning nende igasuguse suutlikkuse hävitamist uut uraani rikastada. Olgu. Nüüd, kui see on osa kokkuleppest ja iraanlased lõpuks alistuvad, sest nad said aru, eks ole, et nad on jõudnud tupikusse, eks? Nad on täielikult sõjaliselt nurka surutud, nüüd ka majanduslikult nurka surutud ja neil pole enam strateegilist kitsaskohta, eks? Ka see võetakse neilt ära. Kas nad lõpuks alistuvad? Ja see näibki nii olevat. Vähemalt Trump arvab, et see on võimalik, sest ta nõustus peatama praeguse operatsiooni, mille eesmärk oli need laevad lahkuma panna Pärsia lahest. Miks ta muidu oleks sellega nõustunud? Olgu, kõigepealt üks seletus, miks ta oleks sellega nõustunud. Kas selleks olid Pakistani vahendajad? Muide, Pakistan ei ole lääne sõber, aga ma tean, et president Trumpile meeldib neid kiita, aga see on lihtsalt tema viis rääkida. Olgu. Aga pakistanlased ütlesid talle kahtlemata, oota nüüd. On olemas võimalus läbirääkimisteks. Nüüd, see on jama. Miks see on jama? See on Islami Vabariigi 5 aja võitmiseks. Sa mainisid novembrit, aga unustasid sellele lisada. Ma tean, et ameeriklased teavad seda, aga november on aeg, mil toimuvad Ameerika Ühendriikides kongressi vahevalimised. Paljud inimesed näevad seda kui Trumpi niinimetatud tähtaega. Ja ta loodab saavutada selleks ajaks sellise võidu, nagu ta soovib, ning loodetavasti tugevdab see vabariiklase esindajate kojas ja senatis. Aga siin on üks asi. Teate, nii palju kui ma president Trumpi imetlen, ja ma tõesti imetlen teda, ning olen seda ka korduvalt öelnud. Ma arvan, et tal on lääne haigus. Ta ei saa aru, et need inimesed on džihadistlikud maniakid. Ta on neid isegi hulludeks nimetanud. Marco Rubio nimetas neid samuti hulludeks ja president Trump ütles, et need on haiged inimesed. Nii et ühel poolt nad saavad sellest aru. Teiselt poolt, mida nad minu arvates ei mõista, on see pühendumus, mis neil, iraanlastel, islamistidel, radikaalsetel islamistidel, šiitide režiimil seal on. Nad pigem läheksid hukka, pigem sooritaksid enesetapu, aga mitte lihtsalt enesetapu, vaid märtrisurma Allahi nimel. Ja nad oleksid valmis võtma kõik oma inimesed endaga kaasa hukatusse. Nii et kui sa võitled, on see ebavõrdne lahinguväli. Ja me teame ka, et see on osa nende, see pole ainult nende strateegia. Seda teevad ka kõik radikaalsed islamistid. Nad viitavad Koraanile ja ütlevad, näete, meil on lubatud valetada, et saada, mida tahame. Ma lihtsalt parafraseerin seda muidugi. Seda nad väidavadki, sellele nad toetuvadki. Nüüd loodan ma, et mitte see seletus, mille ma teile andsin, ei peaks paika, et Pakistan ja ka Iraan tõmbavad president Trumpile puru silma. Ma loodan, et see on viimane trikk, et Iraani petta, ütleme nii, et luua üllatusmomenti peatselt saabuvaks rünnakuks. Ja kui ta ütles, kui Marco Rubio ütles, et Epic Fury on läbi, siis jah, ta mõtles seda osa sõjast, seda osa operatsioonist, mida nimetatakse Epic Fury'ks. See on tehtud. Aga järgmine operatsioon saab teise nime, see on kõik. Ma tahan vastata. Esiteks tahan ma teada sinu seisukohta Pakistani kui vahendaja kohta. Pakistan ei ole Iisraeli sõber. Pakistani passidel on tänaseni kirjas mitte midagi, mis oleks 30 aastat vana. Seal on kirjas. Kehtib kõigis riikides välja arvatud Iisrael, eks? Pakistan keeldub tunnustamast Iisraeli legiitimsust. Pakistan keeldub normaalsetest diplomaatilistest suhetest. Meil on diplomaatilised suhted Hiina, Venemaa ja igasuguste riikidega, kes on meie suhtes veidi vaenulikud. Pakistan keeldub isegi sellest, eks? Meil on suhted Araabia riikidega, eks? Pakistan ei taha isegi selline olla. Nende ministrid, nende valitsuses ütlevad Iisraeli kohta kõige pöörasemaid asju, eks? Ja mõte, et Iisraelil oleks mingi neutraalne, aus vahendaja, on lihtsalt naeruväärne, eks? Nad on väga vaenulikud ja me teame, et nende julgeolekuteenistustel olid varem kõik need suhted Talibani ja teiste islamistlike äärmuslastega. Nad on probleem.
aga olgem täpsed, Pakistanil on aastate jooksul olnud Ameerika Ühendriikidega väga lähedased suhted, aidates neid igasugustes asjades. Külma sõja ajal olid nad külma sõja liitlased, samal ajal kui India oli paljuski teisel poolel. Nagu teada, tegi Kissinger oma salajase reisi Hiinasse enne Nixoni kuulsat visiiti. Jah, 1972 aastal, olles samal ajal visiidil Pakistanis. Tal oli kõhuvalu ja ta läks mingisse hotelli või külaliste majja mingil mäel. Ja tegelikult lendas ta salaja Pakistani lennukiga Pekingisse, et oma salajast missiooni täita. Nii et seal olid suhted olemas. Minu arusaamist mööda on pakistanlased siin lihtsalt uhkema nimega sõnumipoisid. Nad edastavad sõnumeid poolte vahel. Ja kui tõsist infot nad Ameerika Ühendriikidele edastasid, mis pani Trumpi sellele tähelepanu pöörama. Ja taaskord, ma ei ole näinud ega tea, aga et Trump peatuks, siis minu oletus on, et see peab olema midagi, mis muudab läbirääkimiste seisukohast mängu. Nüüd, sa rääkisid Epic Fury'st ja kas see on läbi või mitte? Ma arvasin kuni tänase hommikuni, et ameeriklaste strateegia oli blokaad. Nad kannatavad iga päevaga üha rohkem majanduslikud. Me toome laevad lahelt välja oma sõprade jaoks. Oma sõprade abiga avame selle ja nii lähevad naftahinnad alla ning nemad hautuvad oma kannatustes. Ja et lõpuks võivad nad hakata uuesti eskaleerima. Ja kui nad eskaleerivad ja mina vastan, siis ei saa keegi mind kritiseerida, eks? Isegi mitte demokraadid kongressis. Kui iraanlased hakkavad tulistama, on see juba teine asi. Ja sellepärast ütles Hicks eile, et relvarahu kehtib endiselt. Aga siin, mida ta teeb, on see, et ta annab võimaluse diplomaatiale. Ja me peame nägema, ja president Trump peab nägema, kas see on midagi tõsist või iraanlased lihtsalt mängivad mänge. Okei, kõigepealt nad on tulistanud. Nad on tulistanud Araabia Ühendemiraatide pihta. Mitte pärast seda otsust. Ei, see ei ole tõsi. Eile, sel päeval. Ei. See otsus on alles täna. See otsus. Ei. Ma ütlen, et nad tulistasid. Nad ei pidanud ühestki relvarahust kinni. Ja nemad olid need, hoolimata sellest, mida demokraatidest, rumalad demokraatlikud poliitikud ja teised vasakpoolsed on öelnud. Mitte Trump ei riku midagi Hormusi väinas. Need on rahvusvahelised veed. Iraan rikub neid. Nii et olgu see selge. Ja kui Rubio hiljem ka ütles ta, vaadake, kui nad kasutavad Hormusi väina maailma pantvangis hoidmiseks, kujutage ette, mida nad teeksid, kui neil oleksid tuumarelvad, mis toob meid peamise tingimuseni, ilma milleta Trump ei saa ühegi kokkuleppega nõustuda. Ja see on see, et Ameerika viib ära kogu nende rikastatud uraani. Mitte ainult 60% rikastatud uraani, neil on ka muud uraani, on rikastatud 20%. Ja see nõuab sügavale maa alla minemist. See nõuab tõsist operatsiooni. Kui sa arvad hetkekski, et keegi selles režiimis, kaasa arvatud niinimetatud pragmaatikud, on valmis sellest loobuma, oma ainsast trumbist, siis sa petad iseennast. Ja ka Trump petab iseennast. Nüüd võib-olla ta ei peta iseennast. Ta on kogu aeg öelnud, vaadake, nad on hullud inimesed. Me anname neile võimaluse. Me anname neile ikka ja jälle võimaluse. See ongi see, mida nad peavad tegema. Loobuma oma tuumarelvadest, loobuma oma terrorismist. Peamiselt keskendub ta tuumarelvadele, tuumadele. Nüüd, las ma ütlen sulle midagi. Kui ta annab neile ikka ja jälle uusi võimalusi ja lubab neil karistamatult Pärsia lahest tulistada, siis see on tõsi. Nad ei ole seda teinud. Nad ei tulistanud Iisraeli pihta, sest nad teavad väga hästi, et kui nad oleksid seda teinud, siis ma ütlen sulle, Iisraeli õhuvägi oleks kohe reageerinud. Ja me teame seda ning sama teavad ka Iraani võimud, kes iganes nad parasjagu on. Jällegi, juhtkond on seal natuke ebakindel. Aga siin on nüüd asi, kui ta midagi ei tee, kuulake, ma olen lugenud sotsiaalmeediat sellest ajast, kui Trump selle postitas, olen lugenud sotsiaalmeediat. Ja peale nende, kes on sõjavastased, kes on täielikult tema sõja vastu. Inimesed on maru vihased, et ta seda teeb. Oh jumal, mida sa tegid? Nad on sul käes, sa oled nad saanud sinna, kuhu tahtsid. Trump, sul on Iraan seal, kus sa tahad. Ja nüüd sa hoiad end tagasi. See on naeruväärne ja sa ei peaks seda tegema. Ja nagu ma ütlesin, minu arvamusel pole seal mingit pistmist sõjalise strateegiaga. See on seotud islamistide mõttemaailmaga. Ja nende silmis mind ei huvita, mida nad Pakistanile ütlesid. Nende silmis näitab see nõrkust.
Ameerika Ühendriigid on maailma suurim suurriik. ja see ütleb ikka ja jälle, okei, me anname sulle veel ühe võimaluse. Selle asemel, et oma lubadust täita, ütles ta hoopis, me lihtsalt pommitame neid maatasa või mis iganes sõnu ta kasutas. Ta ütles, et kas nad alluvad või kahetsevad seda. ja nüüd, kas nad on allunud? Ei, me ei tea seda. Me ei tea, mis markis oli. Sa ütled mulle, et see, mida nad Pakistanile ütlesid, oli okei, me nõustume kõigi president Trumpi tingimustega. Me laseme Ameerikal ja Iisraelil sisse tulla ja kõik tuumarelvad ära viia ning neist lahti saada. Ja me ei rikasta enam kunagi uraani ja me... Kas ma võin vastata? Jah, sul on õigus. Alles mõned päevad tagasi ütles president Trump, et nad said Iraani seisukohadokumendi ja ta lükkas selle tagasi, eks. Ta ütles seda, sest ta ütles, et iraanlastel oli see rumal asi, et nad on nõus väinasid avama, aga tuumaprogrammi unustame ära. Sellest räägime hiljem, eks. Ja Trump ütles täiesti õigustatult ei. Muidugi tahate seda. See ongi see, mida te tahate. Te tahate oma tuumaprogrammi alles hoida ja nii edasi, eks. Ja minu arusaam presidendist, ma arvan, et sa nõustud. Ta ütleb, eks, see on kõige tähtsam küsimus, tuumaprogramm, ja mingit kokkulepet ei tule, eks. Ma jään selle juurde, mingit kokkulepet ei tule. See pole läbi enne, kui te nõustute tõsise järeleandmisega tuumaprogrammi osas. See on Trump. Ma usun, et ta on väga siiras. Ma arvan ka, et see ongi tema kogu sõja õigustus. Kui ta ei saa tuumaprogrammi osas seda, mida tahab, ei saa ta ameeriklastele öelda, et ta võitis sõja. Ta peab saama tuumaprogrammi osas selle, mida vajab. Teistes küsimustes, mis on samuti olulised, võid ta olla võib-olla paindlikum. Tead, kui prioriteediks on tuumaprogramm, siis ma ei usu, et ta saab neis küsimustes kompromisse teha. Ja minu arusaam on siis selline, eks. Iraanlased ütlesid midagi, mis pani teda arvama, et nad on lõpuks tõsiselt valmis tegutsema. Ma mõtlen, ta ütles kas seda või teist. Ja kas nad on talle selle andnud? Nüüd sa ütled. Sa pead olema skeptiline. Iraanlased lihtsalt ostavad aega. Nii et kui 48 tunni pärast ütleb president, et see polnud tõsine, Steve Witkoff ja Jared kontrollisid kõik üle ja nad lihtsalt lollitavad mind, eks. Aga mõte on selles, et kui nad andsid talle midagi, millega töötada ja ta tahab neid julgustada. Nii et 2 päeva, 3 päeva, see pole suur asi. Läbirääkimised, ma mõtlen. Ta teab, kuidas läbi rääkida. Mind on väga muljet avaldanud see, kuidas ta on seni neid läbirääkimisi pidanud, eks. Ja läbirääkimistel on omaenda hoog. Kui ta jääb oma põhimõtetele kindlaks, siis võib-olla ta sai märgi, et lõpuks kogu selle surve tõttu iraanlased lõpuks mõistsid seda. Valik kas eskaleerida uuesti sõjaks, mida nad ei taha, või jätkata seda blokaadi, mis pole neile hea, eks. Majandussõda nende vastu. Nad on olukorras, kus võita pole võimalik. Kas on võimalik, et nad lõpuks andsid talle midagi, mida nad seni polnud öelnud? See pole võimalik. Minu arvates pole mingit võimalust, et nad seda tegid. On võimalik, et nad kasutasid sõnastust või Pakistani vahendajad kasutasid sõnastust, mis oli mõnevõrra julgustav, eks? Sest tead, me teame, et nende ettepanekud sisaldavad igasuguseid naeruväärseid tingimusi, sealhulgas kompensatsiooni sõja tõttu tekkinud kahjude eest. Aga jätame selle korraks kõrvale. Pole mingit võimalust, et nad oleksid otse välja öelnud, olgu me loobume tuumarelvadest. See pole võimalik. Ja taas president Trump on neile andnud, ta ähvardab pidevalt, siis tuleb tähtaeg ja see möödub ja siis annab ta neile veel aega. Ma ei ütle, et ta eksib sellega, sul on õigus, ta on geniaalne läbirääkija ja sul on õigus, see on tema teema. Ma ei usu, et ta sellest loobub. Aga ma tean ka seda, et kui islamistid, ja ma ütlen seda, sest Iraani režiim ongi selline, näevad sellist käitumist läbirääkimistel, siis nad näevad selles lääne nõrkust, lääne liberalismi. Me tahame lihtsalt mingit kokkulepet. See ongi see, mida me eelistame rahu, seda sõna rahu ja kokkulepet. Ja nad võidavad ka aega, sest nad jälgivad ja uurivad avaliku arvamuse küsitlusi Ameerika Ühendriikides. Ja nad näevad, kuidas demokraadid lähevad selle sõja pärast täiesti endast välja, ilma igasuguse sõnamänguta. Me näeme, et üha rohkem vabariiklasi ütleb, ta pole seda selgitanud, milleks meil seda vaja on, ja see pole meie sõda. Nad näevad seda ja nad kuulevad, kuidas Trump ütleb, me tahame lihtsalt kokkulepet. Ja see tähendab, et nemad võidavad aega.
mitte Trump ei võida aega. ja ma arvan, et selles osas ta on suurepärane läbirääkija, aga selles osas ei ole ma päris kindel, et ta täielikult mõistab seda mõtteviisi. Ja ta mõistab kindlasti, et tal on ülekaal, ta teab seda kõike ja ta teab, et neil on tugevam sõjavägi ja nii edasi. Aga ma ei ole veendunud, et ta mõistab, et need on inimesed, kes on valmis Allahi nimel surema ja tapma kõik oma inimesed. Ja tead muide, kui neil juba oleks tuumalõhkepea, siis nad võiksid öelda, tead mis, proovime õnne, nagu viimane lootus. Me lihtsalt pommitame tuumaga ja meid pommitatakse vastu ning me sureme. Sest siis läheme kõik, tead küll, paradiisi. Seega ma arvan, et on alati oluline meeles pidada ja sa vihjasid sellele, aga seda tuleb ka selgelt välja öelda. Mitte ainult ameeriklased ei pea läbirääkimisi. Samas on neil selles piirkonnas tohutu sõjaline jõud, eks. 3 lennukikandja löögigruppi, eks. Iisrael on valmis uuesti tegutsema, eks. See pole nii, et me oleksime lihtsalt toredad, eks. Iraanlased saavad aru, et kui nad teevad valed otsused, tuleb neil maksavad selle eest ränka hinda. Ja nad teavad, et ei Trump ega Netanyahu ole taimetoitlased, eks. Kui nad peavad jõudu kasutama, siis nad kasutavad jõudu. Ja te nägite, kui nad üritasid enne Trumpi viimast sammu laevandust segada, siis oli kohene vastus, kohene ja jõuline vastus. Ja see on üks põhjusi, miks ma arvan, et Hexet ütles, et relvarahu kehtib endiselt, isegi kui Pärsia lahes toimusid lahingud. Ma arvan, et relvarahu, millest Hexet räägib Pärsia lahes, on natuke nagu relvarahu Liibanonis. Tegelikult relvarahu ei ole, aga on kokku lepitud tegutsemisreeglid. Õige. Iisrael on väga aktiivne Lõuna-Liibanonis, tehes mida suudame. Ja me oleme Ameerika Ühendriikidega kokku leppinud, et näiteks sihtmärkidest Beirutis hoiame praegu eemale. Me hoiame eemale, eks. Aga Liibanonis sees käivad intensiivsed lahingud. Me hävitame Hizbari infrastruktuuri. Nii et ma arvan, et sarnane relvarahu, jutumärkides, kehtib ka siin. Lahes käib võitlus. Võib-olla nad teevad midagi ja meie vastame neile. Aga ei tule Ameerika ega Iisraeli rünnakuid Teheranile. Ja nende rakette ka mitte, eks. Kehtestati justkui uued tegutsemisreeglid. Kõik see toimub samal ajal, kui Iraani vastu on blokaad, mis neid tõesti tapab, eks. Ja ma arvasin, et see oli võidukas strateegia ja sellepärast ütlesid ameeriklased ei, me ei taha taas täiemahuliselt eskaleeruda. Me läheme tagasi täiemahulise eskalatsiooni juurde ainult siis, kui iraanlased sunnivad meid seda tegema. Kui nemad tõstavad panuseid, siis me vastame, eks. Aga siis on sul õigus vastata, nii et see on... Peame nägema, kuidas see areneb. Kuna meie aeg hakkab otsa saama ruuti ja me ütlesime, et tahame iga taskuhäälingu viimased 3-4 minutit rääkida poliitikast. Sa ütlesid mulle enne seda, et tahad paar sõna öelda Benny Gantzi kohta. Ja teeb, Benny Gantz on Iisraeli poliitikas huvitav tegelane. Kõigepealt arvan ma, et üks asi, mida tasub vaatajatele selgitada, kes seda ei tea, kuigi paljud juba teavad, on see, et Knessetis, Iisraeli parlamendis, on 120 kohta. Ja meil on mitmeparteisüsteem, see ei ole nagu Ameerika Ühendriikides. Seetõttu saab keegi nagu Netanyahu olla peaminister ikka ja jälle. Meil ei ole ametiaja piiranguid, sest me ei vali peaministrit. Me valime erakonda. Ja tema juhib lihtsalt suurimat erakonda. Aga miks ma sellest räägin? Sest iga paari aasta tagant ilmub välja uus suur lootus, nii-öelda, kes peaks tulema ja tõrjuma Likudi erakonna või Netanyahu liidripositsioonilt. Ja Benny Gantz oli üks neist, muide Yair Lapid oli teine. Nad tulevad, saavad palju kohti. Valimistel oli olukord, kus Benny Gantzist oleks peaaegu saanud peaminister. Tal oli suurem partei, aga ta ei suutnud moodustada koalitsiooni ja nii edasi. Meil tuleb koalitsioone moodustada. Me oleme seda näinud muide ka Hollandis, kus kõige rohkem kohti saanud inimene ei suutnud lõpuks koalitsiooni moodustada. See oli Geert Wilders. Ja sama on juhtunud ka Iisraelis. Ja Benny Gantz praegu, temast sai inimene, keda peeti kindlaks Netanyahu asendajaks. Täna kõigi küsitluste järgi ei ületada valimiskünnist. Muide, Iisraelis tähendab see, et sul on vaja vähemalt 4 kohta. Kui sul on alla 4 koha, siis sa ei pääse üldse Knessetisse. Sul peab olema vähemalt see miinimum. 3,25% häältest.
nii et Benny Gantz on nüüd hädas ja mis juhtus, on see, et kõik tema lojaalsed inimesed tema parteis lahkuvad. see on tõsi. On kurb seda näha, sest ta oli mees, kes liitus Netanyahuga valitsuses 2 korda. Kord, kui neil oli rotatsioonileppe koroonakriisi ajal, kus Benny Gantz ütles, et on riiklik kriis, ma pean valitsusega liituma. Ja veel kord pärast 7. oktoobrit. Ja siis, kui ta oli osa koalitsioonist pärast 7. oktoobrit, nii et ta ei olnud valitsuses 7. oktoobril, ta liitus hiljem. Nii et teda ei peetud massimõrva eest vastutavaks, sest ta ei olnud siis valitsuses. Ta liitus hiljem, et aidata. Ja siis olid tema reitingud väga kõrged. Ta sai küsitlustes umbes 40 kohta. Kõik ütlesid, et tema, nagu sa enne mainisid, oli kindel kandidaat. Ja see oli 2 aastat tagasi, eks? Ta oli kindel võitja järgmisteks valimisteks. Ja ta lahkus valitsusest. Ja tema toetus langes järjest madalamale. Ja juba mitu kuud pole ta ületanud 3,25% künnist. Ja nüüd hakkavad ka tema enda parteikaaslased teda maha jätma. Ja tundub, et tema partei, mida nimetatakse siniseks ja valgeks, on sisuliselt surnud. Ja see on huvitav, sest sa ütled, et alati on keegi uus, kes hakkab Netanyahule vastu ja võidab. Ja tema tundus väga tõenäoline kandidaat. Ta on kena välimusega mees, ta on pikk. Naistele meeldib ta, sest ta on, tead küll, jah. Sõjaline taust. Endine stabiülem. Muide, pikkuse kohta on tehtud palju uuringuid. Ja isegi Ameerika Ühendriikides on peaaegu igal presidendivalimistel pikem kandidaat võitnud. Mitte alati, see ei ole 100%, aga see on huvitav, võiksid selle järgi otsustada. Ja ta oli nagu tõeline staar, aga lõpuks tema sära kustus. Ja miks? Aga siin on üks huvitav põhjus, miks. Ja see ongi probleem, ma tean, et sulle meeldib rääkida mõõdukatest tsentristidest. See ongi tsentri probleem. Okei. Benny Gantz üritas kõigil, tead küll, nagu me heebra keeles ütleme, kõigil pulmatel tantsida. Ta tantsis kõigil pulmatel. Ta oligi nii, ta liitus hädakabinetiga sõja tõttu, kõik oli hästi ja korras. Ta ei kiitnud heaks Netanyahu tegevust. Sõjakabinetis olid sees tülid, vaieldi selle üle, kuidas sõjaga edasi minna, kas midagi teha ja kuidas pantvangid tagasi tuua. Oli palju vaidlusi. Meeleavaldajad tänavatel, kes vihkavad Netanyahud ja need, kes olid enne Gaza sõda, protestinud kohtureformi vastu, vihkasid teda. Nad olid olnud nagu poolenisti tema poolel. Ja nad ütlesid, sa oled reetur, et liitusid sõjakabinetiga ja Netanyahuga. Sa oled reetur. Nii et äkitselt on ta nagu, ja kui ta lahkus, siis nad ei võtnud teda tagasi. Nemad, ma mõtlen, vasakpoolsed ei öelnud, suurepärane, sind võetakse meie poolele tagasi. Ja parempoolsed ütlesid, et sa jätsid sõjakabineti sõja keskel maha, nii et ta jäi üksi. Ta jäi hätta ja just see juhtubki nendega, keda sulle meeldib nimetada tsentristideks. Nii et ma lõpetan nüüd, sest me hakkame lõpule jõudma. Olgu. Aga ma tahan öelda, et mingil määral on see kurb. Sest see näitab, kui polariseerunud on Iisraeli poliitika. Sul on Netanyahu parempoolne leer. Sul on väga häälekas Netanyahu vastane leer vasakul. Ja Benny Gantz ütles põhimõtteliselt, olgu, ma ei taha näha Netanyahut peaministrina, ma toetan kedagi teist. Aga kui Netanyahu saab 61 kohta, siis ma ei taha, et teda juhiksid need, keda ta nimetaks äärmus parempoolseteks. Ma tahan olla koalitsioonis ja saada seal tasakaalustavaks jõuks. Ja ma mõtlesin, et poliitikas on tore, kui on olemas vastutustundlik keskjõud. Nii et kui on vasakpoolne valitsus, saavad nad seda natuke rohkem tsentrisse liigutada. Kui on parempoolne valitsus, saavad nad seda natuke rohkem tsentrisse liigutada ja siis on rohkem konsensuslikku juhtimist. Sul on rohkem, tead, kui Netanyahu istub oma kabinetis, siis tal on keegi temast vasakul ja keegi temast paremal, eks. Ma arvan, et see on demokraatia jaoks tervislik ja nii oligi see alati Iisraelis. Sest meil on alati olnud proportsionaalne esindatus, meil on alati olnud mitmeparteisüsteemid ja alati inimesed nad võitlevad valimistel kõvasti ja siis teevad kokkuleppeid ning kompromisse. Ja nii olid kõik Iisraeli valitsused. Ja see, et Iisraelis pole keskust, ütleb midagi Iisraeli polariseerumise kohta, poliitilise polariseerumise kohta. Ja ma arvan, et see ei ütle midagi head. Nüüd, Ameerikas on polariseerumine, tõsi. Teistes riikides on samuti polariseerumine. Teistes riikides on olemas keskjõud. Ma mõtlen, vaadake vaest Prantsusmaad, kus Macron on nüüd poliitiliselt läbi põlenud, sest seal laguneb ka poliitiline kese ilmselt koost. Aga Macron ilmselt väärib seda muidugi.
aga minu arvates on Iisraeli puhul kurb see, et seal pole parteid, mis ütleks, et me oleme mõõdukad ja valmis mõlemale poolele vastu tulema, kuid see ei saa mingit toetust. olgu, see on juba hoopis teise arutelu teema. muidugi ma ei nõustu sinuga selles osas, sest mina pean Netanyahu Likudi parteid Iisraeli poliitikas keskparteiks, mitte paremparteiks. See on keskpartei ja selle selle parempoolne tiib nimetab end parempoolseks. jah, ei, kui sa pead valima, kummal poolel sa oled, siis ei. Aga Netanyahu ütleb, et meie oleme parempoolsed. ainsad inimesed, kes nimetavad end tsentristideks, on vasakpoolsed. Mark, ja selle rõõmsa noodiga Jääme eriarvamusele. täpselt ja lubage mul lihtsalt öelda. kui teile meie ülekanded meeldivad, siis palun pange like ja tellige kanal. Ja lugege gns.org-i. Meil on suurepärased artiklid ja nii edasi. Näeme teiega järgmisel nädalal. ootan seda väga.